Tere, mina olen siis Olavi Uda, me oleme tõesti metsaomanikud ka, mul on ka abikaasa siin, me peame ise väikest metsatalu Suure-Jaanis ja ühinenud metsaomanike ühistu juhatuse liige ka. Ja hämmastav küll, aga Martin Arulaga meil ei olnud mingisugust koostööd nende ettekannete koostamisel, aga meie mõtted on täiesti täpselt samasugused, isegi numbrid on juhuslikult täpselt samasugused, mõnda ilmselt te märkate ettekannetes ka. Aga kuna Martin ütles, et temal ei olnud õnne või rõõmu või võimalust 18 aastat neid metsasid majandada, mida nad nüüd ostsid, siis meil juhtumisi täpselt 18-aastane pikkune ajalugu on, kui me hakkasime metsa investeerima, hakkasime metsa ostma. Ja tol ajal oli turg hoopis teistsugune ja meie idee oli ikkagi selles, et me ostsime neid samu tühjaks raiutud maid, istutasime neid täis ja niimoodi meie metsafond suurenes. Ja eesmärgid, mille poole me püüetakasvatusel püüame, on ka täpselt samad. Ilmselt on sellel ka võib-olla mingi põhjus, et me oleme äkki ühesugust haridust saanud. Et siis, kui me alustasime, oli meil metsade keskmine hektari tagavara 78 umbes ja täna on umbes 150. Aga see, et sinna jõuda, on tõesti vaja palju tööd metsakasvatusega tegeleda. Ja teine asi, mis on meil seda võimaldanud, on see, et kui sul omand on juba piisavalt suur, siis siiski finantsasutused tulevad ka sulle appi, ehk siis mets on muutunud ka finantsasutustele piisavaks tagatiseks selleks, et sealt laenu saada, mida 18 aastat, 10 aastat tagasi ei olnud. Nii. Edasi läks siit. Jah, võt metsarahvaks sirgub ükskord see mets meil siis selline ja see võiks olla üks neist eesmärkidest, milline võiks meie tuleviku mets olla, kui me temaga metsakasvatustöid palju teeme ka. Nii, aga mina räägin peamiselt täna sellest, et miks on metsa üldse uuendada ise. Põhiliselt tegeleme me istutusega, mitte külviga. Külviga on meil samasugused kogemused nagu eelkõnelejal. Ja kasutada maad ikkagi võimalikult parimal viisil ja kasvatada siis majandusmetsas väärtuslikku puitu tulu teenimiseks. Miks on hea metsa uuendada üldsegi? Et mul küll väga palju slaide ei ole, kus oleks väga palju teksti, suurem osa on pildimaterjal, aga see on üks jutu rohkemaid slaide, sest siin on kokku võetud see sama teema, millest ka Martin eelnevalt oluliselt rääkis, ehk siis me saame kasutada paremini maa tootmisvõimet ja sealhulgas saame siis ka lisapuitu ja saame seetõttu ka suuremat tulu. Lõuna-Eestis on muidugi see üks eelis, et kui Martin eelnevalt rääkis, et tähtis on, kui palju meil kasvab puitu ruutmeetril, siis metsamehe loomulikult me arvutame hektarites, koht, kus me suuremalt vaatame. Ehk siis hektar on tähtis, metsakasvatuse mõõdupuu on ala, mitte ei ole need tihumeetrid, mida proovitakse igal pool kokku leppida, palju raiuda, vaid metsa majandatakse aladena. Ehk siis ruutmeetritena või siis hektaritena, mis on metsa põhiline ühik. Ja Lõuna-Eestil on üks suur eelis, et seal on hektar suurem kui siledal maal. Nii, kultiveerimisel saame me kiiresti endale sobiva koosseisu ja ühtlase tihesuse uue metsa. See on üks peamisi eesmärke, miks üldse istutada või kultiveerida metsa. Siis kasutada paremate omadustega puude seemet saame me ka kvaliteetsema metsa. Ehk siis see on üks teine geneetiline, selektsiooniline eesmärk. Ja puistus on puude vanus ühtlasem, mistõttu on kergem metsa majandada. Martin rääkis täpselt sama asja. Ja üks osa, mis siis puudutab metsa uuendamist, on siis see, et ehk siis seemne vaheaastatel saame metsa uuendada tagasi ühtlasema metsafondi. Kui teate, siis metsapuud ei kanna igal aastal külluslikku seemet, et männikutel on see iga 3-4 aasta tagant, kuusikutes 5-9 aasta tagant, eks. Ja nende seemne vaheaastatel meil on ka ju vaja metsa uuendada sobiva puuliigiga, siis on meil selleks võimalus. Selleks me kogusime varem seemet, et sellel aastal siis teha. Ja me teeme oma peres ka kõike seda, me korjame ise seemnega metsast ja abikaasa terved suved kasvatab meil neid väikseid kuusetaimi, õigemini mitte väiksed, vaid just seesama 4-aastaseid, et looduses oleks lihtsam toime tulla
Ja lihtsam on ka metsaõuendustöid korraldada iga-aastaselt siis varem ette teada mahus, kui meil on teada, et meil on võimalik neid taimi võtta ja istutada sinna, et mitte oodata, millal siis sobiv seemne aasta tuleb. Nii, kas siis uuendamine tasub ära või mitte? Vaat see on küll meil siin väikene erinevus Martiniga, et tema arvutas diskontomäärasid ja kõikesuguseid täpselt pika arvutust, et hiljem saan aru, et miks mina seda natuke küll välistan, aga et sageli tuuakse põhjuseks, et metsa istutamine ja tasu ära, sest investeering on väga pikaajaline. Ja kasvatan pigem 2 ringi leppa ja saan sama palju. Nii. Ja sama raha eest saab täna turult osta 10-20 aastase latimetsa. Täna siiski tõesti enam ei saa. Siin on toimunud maa hinna tõus. Suurusjärgud on jälle täpselt samad, mida eelkõneleja rääkis, et täna minu teada makstakse 500-1800 eurot hektari kohta. Et ka selle nii-öelda mulla eest või tühja maa eest, see sõltub natukene sellest, mis on selle maa väärtus, ehk siis boniteedi eest. Ja noorendik maksab kuni 3000 eurot. Täna on, ma tean, reaalselt selliseid tehinguid tehakse ja kui ma nüüd matemaatiliseltki võtan, et kui ma ostaksin 1500 euroga hektari metsa, istutan selle ära, kasvatan mõned aastad, nii et ta saab noorendikuks ja siis müün 3000 edasi, siis see oleks nagu tegelikult lollikindel investeering. Me näeme, et see tuleb igatipidi välja ja ei pea üldse väga pikka arvutuskäiku tegema ja saame suurema tootluse kui 3%. Jah, aga see tegevus on muidugi ka seotud suure riskiga, eriti männi kultiveerimise puhul, et see uluki kahjustuste probleem. Muidugi männil ei ole ju ainult ulukid kahjustajad, on ka seened ja on ka linnud näiteks, et meil on ka alasid, kus nii laanepüü kui ka metsis on metsakultuuri tõsise kahjustuse tekitanud männikultuuri. Nad söövad ju võrsed. Nii, tootluse arvutamis lähtutes liiga pikast perioodist, ehk siis eelmise hooldusraiega saab tegelikult päris suure osa tehtud kuludest tagasi. Seal joonise peal ei olnud seda väikest hüpet tehtud, kus see arvendusraietega saadav tulu tuleb, et arvestusraia tavaliselt nulliringi ei ole, et sealt jääb omanikule ka juba raha. Mis see toob siis omakorda selle raha tänase väärtuse, ehk siis need present value toob siis lähemale või suuremaks. Ja teine asi, miks kui me kiiremini suudame metsa taastada, looduslikult võtab see tavaliselt aega kuni 10 aastat, enne kui ta uueneb looduslikult ülepinnaliselt ja ühtlaselt, siis Erametsakeskuse uuringute alusel on ka saadud tulemuseks, et keskelt läbi 130 eurot hektari kohta aastas on metsatootlus ja kui 4 aasta see taimega teda kohe uuendada, võidame 4 aastat, ehk siis 520 eurot saame kohe tagasi, kui niimoodi. See on puht arvutuslik. Reaalselt ma esimeses boniteedis tahaks ikkagi rohkem tootlust saada, kui see 130 eurot hektari kohta. Ja siis me vaatame nüüd seda, et üks põhjendus, kuidas seda on, et me võrdleme et mitu raieringi peaks siis kasvatama teisi puuliike võrreldes näiteks kuusega, et saada samasugune tulu. Tulu teatavasti võrdub kogus korrutatud hind, ehk siis üks on tihumeetri hulk ja teine on siis selle tihumeetri hind. See kehtib nii olemasoleva puidukoguse kohta kui ka juurdekasvu kohta. Ja siin on toodud nüüd üks ka mõned graafikud ikkagi, aga ma ütlesin, et näitan pilte. Et siia on meelega võetud mul teise boniteedi puistute kasvukäigu tabeli alusel need andmed, ehk see on siis mudelid, et umbes sedasi võiks Eestimaal see mets kasvada. Erinevad puuliigid on toodud, siin saalis olijatel on vist natuke raske näha, siin all on ka see legend küll olemas. Et umbes sedasi nad Eestis kasvavad, et siin on ka näha, et okaspuud, ehk see on siis antud juhul on siin kuusk, siis on mänd, siis on kask, see peaks olema Osolens, üks Läti metsateadlane tema mudeli järgi ja meie enda metsamajand Olevenno koostatud näitab Eesti kaasikute tootluse väiksemaks veel. Ja selleks, et väikene võrdlus veel saada selles, et kui oluline on see muld või selle mulla viljakus koos oma niiskusrežiimiga, tõin siia ühe juti juurde, mis on siis esimese boniteedi kuusiku juurdekasv, milline see võiks olla. No, miks ma selle välja tõin, on see, et tihtipeale arvatakse, et lehtpuude juurdekasv on, et lehtpuud kasvavad nii palju kiiremini, et selle tõttu tasub lehtpuud väga hästi kasvatada, aga kui me siit jooniselt vaatame, siis juba umbes 35 aasta vanuses
esimese boniteedi kuusik muidugi saab selle kase kätte, aga kui võtta võrdselt, et mõlemad on teise boniteedi omad, siis kuusik saab kase kätte umbes 55 aasta vanuses, ehk siis seal sel aeg on mahuliselt sama palju puitu kasvanud kuusikus. Kui me raiume lõppraiena nii kase või kuuse, siis me tegelikult puitu saame ühe palju. Nüüd on küsimus meil selles, et milline on selle väärtus. Millise selle juurdekasvu väärtus ja millise olemasolev puidu väärtus on. Nii. Igaks juhuks ma ei tean täpselt, kes on meil siin kuulajad. Ma ütlen igaks juhuks ära, et üks väga tähtis asi, mida metsamehed teavad, on kännuraha ja kännuhind. Ehk see on siis see raha, mis jääb metsaomanikule endale. Et ärme vaatame palgi hinda ja paberipuidu hinda, vaid vaatame ikkagi seda, palju jääb metsaomanikule. Võtte see, mis metsaomanikule jääb, see ongi kännuraha. Kännuhind on see, mis jääb ühele kännule ja kännuraha on see, mis jääb tervele hektarile. No nii näen mina seda asja. Aga sellel slaidil pikalt ei peatu. Nii, ja nüüd kas tasub? Teine asi on see juurdekasvu hind. Enne ma rääkisin seda, et mahuliselt, kui palju üks puuliik või teine puuliik kasvab, et kindlasti okaspuud ei ole üldse aeglase kasvulised. Tihtipeale inimesed arvavad, et lepp kasvab kiiresti, sellepärast et see on tal maja aknast nähtav ja see on tavaliselt põlluäär, mis on oma kasvuva headuselt niivõrd hea. Aga see kuusk ja mänd vaesekesed, need kasvavad selle lepiku taga, kus on väga vilets maa. Ja siis, kui neid kahte asja korraga võrrelda, siis me teeme ebavõrdse võrdluse ja selle tõttu me arvamegi, et lepp kasvab maru ruttu. Aga kui me neid graafikuid eelnevalt tegime, siis see ju ei ole nii. Metsamehed teavad seda kõik. Ja nüüd siin on nüüd näha siis, et kuidas on hind. Ehk siis siin on kännuraha, mis tähendab seda, et hektari kohta kui palju. Et kui me arvetame, et nii, võtta see läks nüüd lupsti ja siit sai tagasi, jah. Jah, et kui kuuse ma võtsin arvutustes 9, siis lepp peaksime hinna järgi arvutama 4 ringi läbi kasvatama. Kaske umbes 1,5 korda ja männi hind on täna niivõrd hea, et männi hind on kännuhinnana kõrgem, kui on kuusel. Ja nüüd me vaatame, eelnevalt vaatasime, kuidas see juurdekasv sinna juurde käib, ehk siis nüüd tuleb ju omavahel korrutada, et kas 4 ringi lepp on võimalik kasvat. Nii, nüüd mul läheb väga palju jälle. Nii, võtta siin on nüüd niimoodi, et siin on see sama mahuline juurdekasv korrutatud läbi hinnaga ja nüüd me näeme hoopis teist pilti. Me näeme, kuidas okaspuud on selgelt eelises võrreldes nii kasega kui leba ja haavaga. Miks need jutid lõpus siin allapoole lähevad, on see, et lehtpuudel tekib varem väärtuse langus, mis tõttu kvaliteedi languse tõttu saab omanik vähem. Ja see kõik on ikkagi tootlikkus eurot hektari kohta aastas. Ehk siis mida hiljem me raiume ja mida halvemat puitu kvaliteedi poolest me raiume, seda väiksemaks läheb ka tootlus. Ja see toimub mõnel puhul üpris kiiresti, kasel eriti, kui näiteks südamemädanik tuleb, siis kui sa kaotad vineeripakust, et paberipuitu, see kaotus on tohutu suur. Täna näiteks kasepaku hind on jämedalt 80 eurot, ütleme niimoodi, on ka kallim. Ja paberipuidu hind on 40 eurot ja need ülestöötamise rahad on umbes 20 eurot. Siis te saate aru, et kui suur see väärtuse langus on metsaomaniku jaoks, mitukümmend eurot tihumeetri kohta ja kui see nüüd hektari peale viia, siis on 1000 eurosid kaotate. Okaspuudel annab väga hästi edasi lükata, eriti männikute raiet. Sellest oli ka enne juttu, kui on hästi hooldatud männikud, jälle tähtis teema. Ehk siin on selgelt okaspuud eelises ja see on ka üks põhjuseid, miks okaspuud. Kaske saab ka mõnel puhul. Nii, ja nüüd siin on siis tehtud küpsusvanuse järgi tehtud samasuguse arvutuse, ma tegin 2015. aastal ja seal oli see olukord selline siis, et leppa tuli korrutada 5 ringi, seda kasvatada 5 ringi võrreldes kuusega mändi samaväärne. Selles mõttes, et männilt reeglina tuleb palgiosakaal on natukene suurem kui kuusel ja seetõttu see tasandab kogu väärtust. Nii, ja siit läks edasi. Ja see siin on siis tänane päev, mis siin on väikene muutus toimunud, on see, et lepp on enam mitte 5 korda, vaid on 3,9, haab 3,1 korda, tuleks seda puuliiki kasvatada
et saada sama tootlus. Ja see siin on koos hooldusraietega. Ehk siis vahekasutusega. Me ennem rääkisin, me saame lisapuitu. Lisapuit on siis see, mille me raiume hooldusraietega välja ja suurendame sellega neto juurde kasvu, netokasutust. Metsamehed saavad aru, millest veidi jutt käib, eks. Et me kasutame olulisel määral rohkem puitu ära ka sealt metsast. Ilma asjata ei öeldud vanasti vene ajal selle kohta vahekasutusraie. Ehk me kasutame puitu, mis niikuinii ära sureb, aga me saame tast oluliselt kõrgema väärtuse. See on teine eesmärk arveldusraietel. Esimene eesmärk on saada paremat metsapõlve. Ehk teiste puud. Nii. Oli see arusaadav? Ja nüüd on üks slaid veel, ma tegin sellele samale arvutusele kontrolli teistmoodi, ehk siis võtsin ühe lageraie hinna, lõppraie hindade järgi ja vaatan, et täpselt suurusjärgud on samad. See kordaja, mis siin all on sama, mis oli eelmise slaidi peal. Mis aga on siit puudu on, kui siin on tootlus 210 ja 204 eurot hektari kohta aastas, siis eelmisel slaidil oli, vaadake, nii, liigub või? Nii, 272, näete, kuuse puhul põhimõtteliselt oleks see arvutuslikult 60 eurot hektari kohta aastas saate siis juurde väärtust, kui te teete arvendusraied ja vahekasutusraid õigeaegselt. Suurusjärk oli täpselt sama, mida Martin Omarondes rääkis, ta tõi küll protsendid või selle suhte, aga siit tuleb täpselt sama välja. Nii. Ja metsamaa hinna suurenemine. See on toimunud Eestis, väga olulisel määral on toimunud. Varem anti maa ära 0 euroga või siis notari tasu eest. Täna makstakse selle eest päris head raha. Suurusjärk on siin 500 kuni 1800 eurot, see on ilma metsata ja siit puuliikide eest, ehk siis nagu enne Martingi rääkis, et see pealkasvava puidu väärtus on väga oluline näitaja selle metsa ostu puhul. See osa on siis see osa, mis näitab palju puidu osa sellest hinnast moodustab. Täna millegipärast on siin, et okaspuu noorendikke minu meelest natukene hillatakse alla. Minu meelest natukene. Aga ma arvan, see läheme üle, kui saadakse aru, et okaspuu väärtus on suurem, kui me täna turul leiame. Nii, ja nüüd kuidas me seda teeme? Kui suur see kulu siis on, et metsakultuuri rajada, ehk siis uuendada metsa nii-öelda istutuse teel? Et kõige kallim on rajada mändi, sellepärast, et mändi peab istutama topelt rohkem kui kuuske või kaske. See on siis 1 hektari kohta on need kulud. Ma ei hakanud täna siia teile tooma veel, kuidas see sama summa jaguneb, et palju taimed, palju istutvene ja kõik muu, et selleks ei ole täna aega meil ka. Aga meil on õnneks üks vahva vigur veel, meil on ikkagi Eesti riik maksab toetusi ka selle tegevuse, sest Eesti riik on aru saanud, et see on mõistlik tegevus ja seda vaja toetada. Ja võimalik toetus on siit toodud rohelisega ja siis omafinantseeringuks jääb 450 eurot kuuse istutuse puhul. Need on umbes suurusjärgud ja need on käibemaksu kohuslase järgi arvutatud. Tänane maksusüsteem tegelikult hoopiski soosib füüsilist isikust metsaomaniku majandama selliseid asju ja füüsilist isikust metsaomanikul on ka siin toetuste juures eelis, et seda ilmselt räägivad siis ühistud või keegi teine teile, kuidas see kõige parem majandamise meetod käib. Need arvutused on ka meil läbi tehtud, et täna on igal juhul füüsilist isikust metsaomanik on kõige soodsama maksuseisundis hetkel. Aga miks seda toetust siis üldse makstakse, et siis on miks see riigi huvi oleks toetust maksta on siis, et piisavalt kõrgeühest toorainest saab siis ka tooteid saeveskid ja sellest saame suurema lisandväärtuse ikkagi ära. Ja kärnulinna võrra suurema jagatava väärtuse ehk siis rahvarikkuse ehk siis see, et kas me viime selle paberipuidu laevaga siit välja, saades endale 15 eurot tihumeetri kohta või saetakse meil näiteks seal Tohtani saeveskis ja me saame sellest 60 eurot tihumeetri kohta, siis selle vahe on ju rahva vahel jagamisele minev raha. Sest ega metsaomanik seda endale ju sukasäärde ei jätta, ta ikka loodetavasti paneb selle kuskile. Ja eks see tarbeesemete tootmisel ikkagi, mida paremad füüsikalised, mehaanilised omadused, seda
seda paremini me puitu ära kasutame, sest see kasutatud puitu saab ju hiljem põletada alati ehituses, lammutades mingid puitmajad ja see siis hiljem põletades, siis see energeetiline väärtus ju säilib seal. Nii. Siin on veel üks huvitav aspekt, et enne Martin Arul rääkis ka, et meie mullad kasvatavad metsa paremini kui Soome ja Rootsi mullad, siis meil on veel üks hea eelis, et kuna me oleme oma metsavööndist subboreaalses ehk siis lähis parasvöötme ja lääne taiga piirialal, siis meil on võimalik siin kasvatada väga kvaliteetset okaspuitu. Ja näiteks Jaapanisse saatmise Eesti puit veel sobib, aga minu teada Läti puit enam ei sobi, on mul õigus. Nii, ja siis siin on jälle mõttekoht, et natukene selliseid mitte numbreid, vaid mõtteharjutust, et kas kulud kultiveerimisel, kas uuendamine on investeering või siis lageraiejärgne kohustus, mis lugeda siis raiega kaasnevaks kuluks hoopiski. Aga kui me niimoodi arvame, siis me ei saa rahale tulevikuväärtust üldse arvutada. Vaid võiksime lugeda selle kulu kui uuendusraie kuluks, ehk siis raie kaasnevaks kuluks. No teistpidi saame siis ka mõelda, et kas me sama väärtusega kauba, nii kvaliteedis või koguses taastamiseks on looduslikud eeldused olemas või peame me siis selleks kulutama. No, siin on see investeerimine. Alati ei pea, mõnikord uueneb raiesmik ka looduslikult väga hästi meile sobiva puuliigiga ära. Ja, mul on veel veidi aega. Ja kui me lepime väärtuse vähenemisega, siis me võtame lihtsalt tulevastel põlvedelt laenu, see on üks lähenemine. Nii, annabki teada, et 5 minutit veel. Nii, ja millistel juhtudel on siis mõistlik kultiveerida, siis istutada või külvata? Räägime peamiselt ikkagi istutamisest. Küll või kultuuride õnnestumine vajab ikka väga suurt head tööd, et see on võimalik. Loometsades kindlasti saab ja veel mõnelgi pool. Aga hea boniteedilistele maadele, seda näitas üks graafik seal eelnevalt, et kui teise boniteedi kuusik jõuab alles 55 aasta vanuselt kaasikutele järgi, siis esimese A-boniteedi või esimese boniteedi kuusik jõuab juba 35 aastaselt kaasikutele järgi oma rahalises väärtuses. Mida parem maa, seda suurem on mida parem maa, seda mõttekam on sinna istutada. Ehk väeta maad, mis vilja kannab. Siis on kindlasti tuleks sinna istutada, kus ei ole eeldusi üldsegi loodusliku uuenduse tekkiks, mis meid rahuldaks. No kui ümberringi ei ole lihtsalt seemne kandmiseasse puistuid, mis tooks meile kas kase või kuuse või männi, siis tuleb istutada, midagi pääseda ei ole. Aga jälgida looduse rütme selle juures, et kui on ikkagi seemne aasta, siis tasuks veidikese vahel ikkagi oodata ja vaadata, mis kõrvalt tulemas võiks olla. Sest ega me ei istuta ju niimoodi, et need puud, mis me istutame, need jäävadki siis raieringi lõpuni. Eestis annab loodus alati igalt poolt kõrvalt juurde ja see looduslik koosseis pärast on hoopis teistsugune kui see, mis me võib olla, hoopis teistsugune kui see, mis me istutasime. Julgesti võime hiljem kaske juurde lasta, aga peame kuusele andma umbes 10-aastase eduma, sest noores eas on kuusk aeglane. Võtsin ka meie kõige suurema metsakasvataja kodulehelt ühe sellise üteluse, et nemad istutavad umbes 80% ja 20% jätavad looduslikele uuendusele. Meie ka oma metsade majandamisel ikkagi lepikuid, kui on teise boniteedi lepiku, naadilepikut, teine boniteet võib olla, siis me esimese raie järel kohe teda vägisi okaspuu alla ei vii, kuna ta vegetatiivselt uueneb väga hästi, aga teise ringi me ilmselt hakkame juba mõtlema, sest siis on ka juurestik valanenud. Ja nemad jätavad siis kaasikud ja kokkuvõtteks siis, et võiksime ikkagi kasvatada sellist metsa, milles meil on konkurentsieelis, see, mida ma rääkisin. Meil on väga hea kvaliteediga nii kuused kui männid. Seal Lõuna-Euroopas tihtipeale need kuused ei hoia kinni naela, tuleb panna suuremat sorti kruviga või siis vasta Põhjamaa puitu, mis on oma tugevusomadustest ehituseks vägagi sobiv.
Ja viljakal maal sobivas kasvutüübis sobib ka tegelikult kask, et kasega Eestis vist on arvutuslikult Maaülikooli uuringu järgi ongi ühes naadikaasikus saadud kõige suurem hektari tootlus, sest mahtus palju puid. Aga kask ei mahu palju sellepärast, et kask on väga valgusnõudlik puuliik, et kui võtta ikkagi 70-aastane kaasik, seal on keskelt läbi pigem alla 300 või 300 tihumeetrit hektari kohta, kuuske sellises vanuses on pigem 400 kuni 500 tihumeetrit hektari kohta, kui on asjad õigesti läinud. Nii, istutada on kahosulik, kui seda targalt teha, kõiki alaseid ei ole mõistlik istutada, tuleb järgida loodust. Ja sellise pildi ma tegime siis 5 aastat tagasi. Ja täna on tast kasvanud selline, et ükskord kasvanud ikka suureks ja kahjuks ei ole meil tänast sihukest ilusat päikeselist pilti võtta nagu 5 aastat tagasi, sellepärast tundub see veidi tumedam, aga ma usun, et te näete, et see kuusk on seal ikka päris korralikult 5 aastaga viskanud. Et praegu olekski minu poolt kõik vähemalt minu ettekande osad, kui teil küsimusi on. Aitäh, Olavi. Kas meil saalist on küsimusi tulemas? Sama seisukoht on. Meil on looduslikult kaske tulnud nii tohutus koguses ka nendele mahajäetud põllumajandusmaadele. Ja ütlen isiklikust kogemusest, kahjuks ei ole olnud kase ja istutusmaterjali kvaliteet meil selline, et meil oleks endal ükski kasekultuur kunagi õnnestunud. Et lõpuks on see, mis alles jäävad, on hoopiski looduslikud kased, mis kõrvalt tulevad, et see on kahjuks edasi siiameni meil olnud, see on isiklikust kogemused. Aga ma kindlasti ei välista seda. Kasega on hullu palju tööd. Sest seda kasevitsa väikest sealt nii rohu kui teiste põõsast taimede vahelt üles leida, et hooldada on väga raske, sest ega kaske tasub istutada sinna, kus on viljakas, aga kus on viljakas, seal tahavad kõik teised ka elada ja kasvada. Ma küsin ise siis ühe küsimuse ka vahepeal, et sinu ettekandest tuleb välja, et kuusk on üks atraktiivsemaid liiki, mida kasvatada, aga me teame, et ta on ka üks võib-olla kõige tundlikumaid kliimamuutustele ja tormikahjustustele, et kuidas sa metsaomanikuna oma riske maandad, et need puistud oleksid kindlad tuleviku kahjustuste suhtes? No korra ma mainisin, et me istutame circa 1500 taime ja sinna väga sageli tuleb kõrvalt juurde kase looduslikke taime. Ja peale 10. kultuuri rajamise aastat me laseme üldiselt kasel kuusele järgi minna, proovime natukene segapuistuid teha. Ehk siis, et ei ole päris puht kuusikit. Teine külg, mis me teeme, on kuusikute kasvatamine lühikese raieringiga, kõlab päris koledalt, eks. Aga kui vaadata tema juurdekasvu ja kui teha õigel ajal hooldusraiet, siis selle küpsusdiameetri me suudame saavutada ka enne 50. eluaastat ja peamised riskid juurepessu ja muude kahjustuste osas saabuvad umbes sel ajal alles. Ehk siis täna ju me ka teame, et esimese A-boniteedi kuusikute raievanus on lubatud raievanusena 60, aga küpsusdiameetri järgi me põhimõtteliselt võiks ka 40-aastaselt vabalt maha raiuda. Meil näiteks isiklikult on selliseid kuusikuid, et kus on tehtud arvendusraied ja küpsusdiameetri järgi võime selle täna raiuda, mida me muidugi ei tee, sellepärast et seal on juurdekasv umbes 14 tihumeetrit hektari kohta aastas ja see kõik suurem osa toimub palgitsoonis, ehk siis korrutage see 40-ga 14, saate siis aastase juurdekasvu rahaliselt. Et ei ole nagu väga tark seda teha. Ma arvan, et tulevikus ongi üldse mõistlik see igasugune selline piirangute süsteem ära kaotada, metsaomanikud muutuvad nii targaks juba, et nad teavad ise, mis on neile kasulik ja mis on, sest Eesti metsaseadus on sisuliselt nagu metsanduse õpik, eks, et kui sa kõik teed täpselt seaduse järgi, siis sul tulevad head asjad. Aga miks see peab seaduses kirjas olema? Väike meeldetuletus, et kes vaatavad ülekannet, siis küsimusi küsige palun ülekande all kommentaariumis ja üks on siia ka tulnud. Ma tsiteerin, arvestades viimaste aastate talvesid on rööbaste tekkimised paratamatu kaasus tänastel raietel. Mis oleks kõige mõistlikum lähenemine rööbaste ennetamiseks või likvideerimiseks ning kuidas lepinguliselt raieroa võõrandamisel neid sätestada?
kui leppida kokku väljatuleku pealt tasu maksmine raietöö tegijaga, siis kuidas kahtluste korral veenduda esitatud väljatuleku andmete õigsuses? Nii et 2 küsimust. Rööbaste kohta ja väljatuleku andmete kohta. No rööbaste suhtes olen mina kriitilisem kui keskmine metsamees tundub. Et meie oma metsas raiet ei tee, kui metsarööpad tekivad. Kui sihi peale tekivad, see ei ole probleem, see taastatakse, aga metsa me rööpaid ei lase ja sel ajal me raiet ei tee. Ja oma metsas on nii, et mulle ei meeldi need rööpad sinna metsa. Kuidas veenduda selles, et kas kõik on ausad, siis ma tean, et meil ühinenud metsaomanikuid Eesti Puidumüügikeskus on tehtud suurepärane programmvara, kus iga puu põhimõtteliselt on, iga palginott on jälgitav sellest asukohast kuni saeveskini välja ja kõik on elektrooniliselt, et ega seal eriti midagi kaduma minna ei tohiks ja ei saaks, sest elektrooniline veoseleht, sellest jääb kohe jälg maha, vastuvõtud tulevad selle sama järgi ja ma ei tea, see on selline pikem teema, mis vajaks lausa, ma arvan, et tund aega võiks sellest rääkida, kuidas meil see asi kõik korraldatud on niimoodi, et sealt ei saa lihtsalt mitte midagi kaduma minna. Nii et ettepanek Erametsakeskusele järgmiseks seminari teemaks. Aga aeg on meil praegult edasi liikuda. Palun võta siit omale üks vihmavari.